Independence Day. Tervitan teid Skandinaavia rahvaste poolt teie iseseisvuspäeval. It warms my heart to see you all here and I'm honored to once again be here today. Mu südant soojendab siin teie kõigiga kohtumine ja mul on au taaskord seda päeva teiega jagada. The struggle Europe is facing is of a pressing matter. There's no time to spare and we can't let ourselves to be fooled by the lying media and let them dictate who we work with. Euroopa seisab silmitsi raskete katsumustega. Meil ei ole aega kaotada ja me ei tohi lasta end lollitada valelikul meedial. Me ei tohi lasta neil dikteerida, kellega meie teeme koostööd. They are always trying to divide us by labeling people Nazis and use guilt by association in order for us not to work together. In Estonia, we are called Nazis. In Sweden, the Poles are called Nazis. There's no logic behind it, only a goal to divide and conquer. Nad püüavad alatasa külvata meie vahele lahkhelisid, sildistades inimesi natsideks ja kasutades seda süütunnet, et takistada meie koostööd. Eestis kutsutakse natsideks meid, Rootsis kutsutakse natsideks poolakaid. Selles ei ole loogikat. On ainult eesmärk meid üksteise vastu ässitada. Media is trying to make us believe that we don't have a choice but to let the hordes of the economic migrants into our lands. And it's with great sadness I am forced to use my own country, Sweden, as a bad example of what is waiting for you if you don't keep fighting against this invasion. Meedia tahab meid panna uskuma, et meil pole muud valikut, kui lubada majandusmigrantide hordid meie maale. Ja suure kurvastusega pean ma rääkima oma enda kodumaast, Rootsist, kui hoiatavast näitest, mis teid ees ootab, kui te ei võitle selle sissetungi vastu. This invasion is costing us our souls. As in, if something doesn't change soon, Sweden will just be a shadow of its former self. See sissetung läheb meile maksma meie hinge ja kui miski peagi ei muutu, jääb Rootsi pelgaks varjuks sellest, mis ta oli kunagi. But despite all this darkness, there is a light. All over Europe are people rising against this madness and are forced to take matters in their own hands as the police are failing us. Aga vaatamata kogu sellele pimedusele paistab ka valgus. Kõikjal üle Euroopa tõusevad rahvad üles selle hullumeelsuse vastu ja on sunnitud võtma enda hooleks selle, milles politsei meid alt veab. This is a time when we can't lose focus on what's important. This is a time when we need to understand the concept of self-defense and the importance to keep our people safe. Nüüd on aeg, kus me ei tohi kaotada silmist seda, mis on oluline. Nüüd on aeg, kus meil tuleb osata enesekaitset ja seda, kui tähtis on tagada meie inimeste turvalisus. What we are seeing now in terms of resistance to the current corrupt systems is only the beginning. Even though it seems to get worse by the day, more and more of our people are waking up and realizing the wrongdoing of the regime. And this, my friends, will not stop. See vastupanu valitsevale korrumpeerunud süsteemile, mida me näeme praegu, on vaid algus. Kuigi näib, et iga päevaga läheb asi hullemaks, ärkavad ühe enamad üles ja näevad režiimi vigu. Ja see, mu sõbrad, ei peatu. Vastupanu üksnes kasvab. The resistance will only grow. The train has already left the stations. And there's absolutely nothing our enemies can do to stop it. Sure, they can slander us, they can fire us from our work, and they can even outlaw us. But still, the core, the flame of our cause remains light and guides us through these dark times. See rong on juba jaamast lahkunud ja meie vaenlased ei saa teha mitte kui midagi, et seda peatada. Muidugi võivad nad meid laimata, nad võivad korraldada meie vallandamise töökohalt ja nad võivad meid isegi seadusega ära keelata. Aga siiski jääb elama see põhiline iva, see leek, mis meid läbi nende pimedate aegade juhib. You who stand in front of me this day are just another example of this. A new dawn are coming and we are the pioneers of that dawn.
I embrace this with all of my heart. Teie, kes te seisate täna minu ees, olete tunnistus sellest. Uus päev koidab ja meie oleme selle koidiku tee näitajad. Ma usun sellesse kogu oma südamega. Take this day as an inspiration and a source to gather strength to take this celebration as a constant reminder of what we are fighting for. Võtke seda päeva kui inspiratsiooni ja jõu kogumise lätet. Võtke seda rongkäiku kui pidevat meeldetuletust sellest, mille eest me võitleme. Despite the invasion of the foreign hordes, the displacement of our people, the anti-European propaganda, the breakdown of family and traditional values, despite all of this evil, thousands of hearts still pounds for Scandinavia, Estonia, Europe and its future. Hoolimata võõraste hordide sissetungist, meie rahvaste väljatõrjumisest, eurooplaste vastasest propagandast, perekonna ja traditsiooniliste väärtuste hävitamisest, hoolimata kogu sellest kurjast, tuksuvad Skandinaaviale, Eestile, Euroopale ja meie tulevikule ikka veel tuhanded südamed. Stay strong and fight what you believe in, and we will be forever remembered. I have no doubt in our final victory. Jääge tugevaks ja võidelge selle eest, millesse te usute ja teid meenutatakse igavesti. Ma ei kahtlegi meie lõplikus võidus. Take pride in your ancestors. They are watching us. Long live Estonia! Olge uhked oma esivanemate üle, sest nad vaatavad meie peale. Elagu Eesti!